Tere tulemast Demokraatlikusse Video TV-sse. Mina olen Markus, saatejuht ja mind üldse koti, kes teie olete. Paljudel õpilastel oli langenud hinded. Seega õpilased otsustasid revolutsiooni hakata ehk hakkasid mässama. Ja 12. klass oli selle korraldaja. Kõik õpetajad pagesid bussiga Tallinnasse, ainult lapsed jäid siia. Seega 12. klass võttis õpetaja rolli üle ja hakkasid lapsi õpetama ja kõikidel lastel hinded tõusid. Õpilaste revolutsiooni kutsutakse õpetajate päevaks. Joonas võttis direktori ameti üle ja esimene käskkiri, mis ta tegi, oli see, et vallandada kõik õpetajad. Joonas tegi teise käskkirja ehk õpetajatele maksta selle kuu palka. Joonase käskkiri number 3, et ainult reedel on 4 tundi. Joonase käskkiri number 4, koduse töid ei jää. Joonase käskkiri number 5, juurukool enam ühtesi kahtesi ei jaga. Joonase käskkiri number 6, tundide ajal õppimist ei toimu. Joonase käskkiri number 7, tarkus kontrollitakse viktoriinina. Joonase käskkiri number 8, vahetundide ajal saavad kõik lapsed arvutiklassis arvutit kasutada. Joonase käskkiri number 10, iga 5 eest saab 5 euri. Nüüd näitame, kuidas uus kord toimub. Ma ei taha teha vigu, soovin tegemist, ega meelevaldset suhtumist kehakultuuri. Pall mäng. Hinde peale. Õpetajad mõtlesid vasturinnakust teha, nad said targemaks ja nüüd on nad Tallinnas teelt juuru. Siin on vaherahuleping õpetajate poolt. Joonas kapituleerub ja 12. klass annab võimu tagasi õpetajatele. SKJSK vaherahupakt, see on liiga pikk, ma ei taha siit lugeda, ma loen parem netist. Direktor kehtestab Eesti Vabariigi nimel haridusvõimu koolis ja nõuab kõikidelt õpilastelt desarmeerumist ning vastaspooled kohustuvad rahu nimel jätkama kooli endist õppeviisi, tühistades
sellega kõik revolutsiooniga kehtestatud käskkirjad ning mitte enam kunagi haarama võimu koolis. Kas te olete tüdinud kõikest nendest väikestest kärbestest akna peal? Siin on teile lahendus. Kärbsehävitaja Flykiller. Maksab ainult 1,99. Nüüd ma demonstreerin teile, kuidas Flykiller töötab. Nagu näete, tulemus on fantastiline. Kõik kärbsed on surnud. Esmakordselt on Vilja TV spordiuudised, Eesti-Türgi ennustused. Tere, armas Eesti rahvas! Ma ennustan 2-0 võidu Türgi kasuks. Miks? Sest Eesti mängijad on lihtsalt noobid ja kämperid. Türgi omad aga prood ja killerid. Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool ei ole Eesti kõige võimsad koolid. On ka Juuru tugev gümnaasium ja Juuru tugev põhikool. Algklassid tegid robootika tunnis esimese roboti. Kuigi programmeerimisest on asi kaugel, aga kui robot suudab juba liigutada isegi. Nüüd on oodata Juuru kosmoseagentuuri. Esimene samm Marsile inimkonnas. See on meile suur samm, aga 3 aastaga peaks ära tegema. Järgmisena tuumasõja 15 aasta pärast Venemaale. Kõik plaanid on juba algklasside poolt ära tehtud. Et jah, 15 aasta pärast tuleb tuumasõda oodata Venemaale. Ja 3. asjana on juba zombiviirus ära tehtud algklasside poolt. See tahetakse Aasiasse lahti lasta, et need aaslased kõik muutuvad zombiks. Aga enne muidugi ehitatakse müür ümber Aasia. Siis pandakse zombiviirust peale, kõik hakkavad sööma, siis visatakse ka paar tuumapommi sinna. Ja kõik plaanid on tehtud, et Juurukool on ka võimas ja jääb ka võimsaks. Mis toimub? Juuru kodanikud on märganud, et kitsa tee ääres on palju rekked kogunenud rivvi. Kas on uus tollikontroll, kaalumaja või Vene-Eesti piir on Juuru juurde lükatud? Küsime Juuru valla valitsuselt järgi. Tõin teile masina. Tänan. Me saadame nüüd selle lehe Juuru valla valitsusele ja saame vastuse neilt. Sellest järgnevas saates räägime teile. Iga aasta toimub üle Eesti ideede konkurss. Tanel on värvimiksri leiutanud ja on sinna saatnud selle, lootes võita.
jälle on tuli läbi. Mis nüüd teha? Need vana keermega pirnid ei tööta enam. Meil on siin lahendus. Ostke uus keermeta. Europirn. Need vana keermega pirnid ei tööta enam. Meil on siin lahendus. Me esitleme teile uut toodet Europirn. Kuna tootmiskulud on vähenevad, on hind odavam. Ja kuna tal pole keeret, siis kestab kauem. Koolipuhe ees oli laste kevadnäitus. Lapsed tootsid juurviljadest endale asju ja panid näitusesse. Sellest järgneb video. Sööma ja kartuleid põllult välja lööma. Mulle meeldib mulgi kapsas, kuid tegelikult see palju maksab. Mu nimi on Igor Mustakas, mul on roosa pastakas. Paljud küsivad, miks nimi selline, ma vastan, et Topshopist asju telline. Kartuleid söön iga päev, tihti sa mind kartul suus näed, siis rääkida ei saa. Naerukrampide ees olen ma. Kartul, nii hea, seda sööma pean. Kartulit on vaadata tore, aga kaalikas on väga kole. Kui lõunaks on kartul, siis torn peal on Tartul. Sest ma ootan juba lõunat, vahepalaks hammustan lõunat. Õhtul kui kartul söödud ja kahvlid juba minema löödud, siis ootan päeva, mil saan kartuleid jälle, mida valmistab mu nööbu Kalle. Tegelikult see on kõige tuusem räpp. Mul punane on juba näpp. Mu parim sõber on Sveta, talle karjun järgi ma. Tahad muna keeta? Pühapäeval 6. oktoobril toimus Jõuru rattamaraton ümber Jõuru valla umbes 60 kilomeetrit. Seal oli umbes 30 osalejat. Osa võtsid ka Vilje TV looja ja Tarvo. Superman. 22 millegiga, 23. Normaalne. Sest see kiivitalu on siin. No see nagu peaks otse sinna. Tšau. Nüüd intervjuu Tarvo Heinroosilt. Tassa ei. Tühjast. Sa ei tea, mingi sitt läbi sinu räägime.
leivanädal, mis toimus üle Eesti hääletusega. Sellest ka võttis osa Juuru gümnaasium, et välja valida, mis on Eesti parim leib. Sellest ligemalt räägib leivainspektor Kristel. Head leiba! Mina olen leivainspektsioonis Kristel, minu töötõend ja tulime uurima siin, mis leibu pakutakse Juuru koolis 7–11 oktoober toimuvas leivanädalal. Nii, tume leib ja peenleib ja seemleib ja neljakuninga leib. Väga huvitav kombel on kõik täiesti ühe firma omad. Lõhnab väga mitte demokraatlike valimiste järgi. Nii, pakendid on kõik väga sarnased neil, välja arvatud seemneleib ja kuningaleib. Need on väga igavad. Nüüd mind küll tõmbaks ostma siuke pakend mingit leiba. Aga võt, leiburi ruks, see on ikka parim. See on maailma tase. Lähme nüüd proovime ka, et kuidas need leivad maitsevad. Esmaspäev, sest istud kuntsikut ma küll ei taha, ma tahaks ikka leiba saada. Täitsa nagu koeral. Väga kuiv on. Aga Instagram üks pilt ka. Nii. Väga hea. Aga see esmaspäeval oli meil, mis leib see ongi? Tume leib. Täitsa kuiv tume leib on. Nii. Järgmine. Teisipäeval. Oi, see oli see eriline. Ei olnudki enam euroleib, vaid on leibur. Maitsest on ka kohe aru saada, et hoopis midagi muud. Nii läks Instagramiga ülesse. Ja teisipäeval leibur siis. Ka siuke üsna kuivemapoolne, aga on ikka tunda vahet, et enam ei ole euroleib, vaid ikka täitsa Eesti leib on. Kohe nagu päris. Nüüd kolmapäev ja peenleib. Täiesti Euroopa Liidu maitse. Seda küll endal oska. Isegi vaenlasele ei soovitaks. Järgmine neljapäev siis seemneleib. Nii. Huidel on ju Ansipi seemned. Et saas õige lõhn on ka. Hoopis teine tere. Kohe õiget maitset on ikka tunda. Nii teeme pilti ka enne. Ikka on ju vaja Instagrami kõik üles panna. Väga super. Nii ja üks ei tea, kas karta või kahetsel, et ma selle ameti peal olen. Ega siin midagi sees pole. Ei. Ainult üks päev on seemneid. Ansip on lahjaks jäänud. Isegi mu ema teeb paremat leiba. Selle leiba kohta teadsid nõu kommentsina. Aga vähemalt on kõik Instagramis üleval ja aeg on hakatagi punkti andma.
Nii, esmaspäev siis Leiburi tumeleib, või euroleiba, vabandust, tumeleib. Ei olnud just kõige parem, annab soovida. Siis Leiburi ruks. Vähemalt Eesti leibiga siuke õige oma maitse on vähemalt juures. Järgmine euro peenleib või euroleiba peenleib. Ei, nagu ma ütlesin, isegi vaenlasele ei soovitaks seda. Aga võtta Ansipi see, mida leib, see on ikka maailmaklass. Ja siis see 4 kuninga leib, nagu ma ütlesin, isegi mu ema teeb paremat leiba. Aga punktid siis. Esimese koha ma annaks ikkagi Ansipile. Täielik, kõige parem. Nii, järgmisena tuleb Eesti saab teise koha. Ja 3. koht on euroleib, 4. koht on euroleib, 5. koht on euroleib. Pole mingit valikut, aga kujundus, no Eesti on ikka nii super. Parim, no see on lihtsalt parim. Aga ma ei saa aru, et no kuidas on võimalik, et me peaks olema demokraatlikud valimised, aga ainult üks on siin erinev firma. Kõik 4 on täiesti ühe firma oma, no mis mõttes? Mis valimised need sellised on? Nii, protokoll on siin olemas. Ma kohe vaatan, kas kõik on ikka õige. Jah, isegi ühte trükki viga ei paista. Mitte mingit demokraatiat siin valimistel. Ja minu oma hääl on ka antud. Minu töö on tehtud. Ilusaid mittedemokraatlikke valimisi. Toimub varivalimised. Me uurime, kuidas varjus valimised toimuvad. Seega oleme sisejuuriga varju juurde, kus hääletused toimuvad. Tere, mina olen sisejuurikas Rando. Täna oleme siia kogunenud varivalimiste jaoskonda number 1 ja küsime siin juurukooli õpilasi. Tere, miks te siia tulite? Ma tulin varivalimiste järgi. Näe, vari on seal. Selge. Noh, kuidas läks siis? Pime oli. Ahah. Järgmine võib sisse minna. Noh, kuidas läks? Ma ei näinud, kelle poolt ma hääletasin. No, okei. Viimane valija, palun minge sisse nüüd. Mis te valimisest arvate? Okei. Tänan teid. Tulemusi näete järgmises saates ja jaoskond number 1 on nüüd suletud. Tänan, et te vaatasite seda saadet. Saade on lõppemas. Loodan, et teile meeldis see saade. Ehk kunagi kohtume jälle. Saate lõpetab Alvar Ikatakimas.
päeval valgustab, öösel pimestab. Tere, mina olen Alvar ja ilmaennustajad on järgmised. Kui õues ei saja, siis sees sajab. Kindlasti. Kui me vaatame ajanäitajad selle seina peal, siis näeme, et kell on 15.35 ja temperatuur on 20 kraadi ja õhuniskus puudub. Õues on kindlasti tuuline, aga kui te sees olete, siis seda ei juhtu. Kui teile ei meeldi ilm, mis on õues, siis pange lihtsalt aken kinni. Nüüd räägime ka horoskoobist. VHS horoskoobi järgi on meil veel multikate aeg. Puldi horoskoobi järgi on meil nupuaeg, kui peaksite tundma endaga nuppudelt. Teleka horoskoobi järgi on meil aga kinoskoobi aeg. Te peaksite vaatama seda saadet. Head aega!